Tere, tere. Tere, 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 1, 2, 3. Nii, 1, 2, 3 teine jo. Tere, Vahur. Tere, kuidas nimi? Helena. Tere, Helena. Nii, kus me oleme täna? Ma saan aru, et mind just, kas ma pean kaamerasse ka vaatama? Jaa, Ma vaata vaatan kaamerasse, sind. vaata mind, ükskõik. Okei. Ei, kus me oleme? Me oleme siin teie selles, kuidas sa nimetasid seda? Boksis. Boksis, putka, Känksus. ei, te nimetasite camping või? Džunglikeeldes. Ja Võrklandis mind siis. lihtsalt pick-up iti, ei, nagu võeti rajalt maha. Jaa, aga kuidas see tegelikult oli? Ma läksin mitu korda sust mööda, siis sa vaatasid, et tuttav nägu. Nii, ja siis sa ikkagist 3. või 4. korral ütlesid, et kuule, ma tean vist teid. Ei, sa küsisid, kes te olete. Jah, Millega te tegelete? jah. Mhm. Aga ma kõigepealt vaatasin nagu, et okei, päris kena tüdruk. Ja siis ma hakkasin vaatama, et tuttav nagu. Okei, aga ikkagist vist me oleme jõudnud oma sotsiaalmeediaga kuskil, et niimoodi, et inimesed äkki tunnevad mind natukene ära juba nägupidi. Et Keili ka siis meenus sulle juba. Ei, tegelikult te olite, ma nägin nägusid, oli tuttav, aga ma ei connectinud. Ja siis, kui te... No, ma tegelikult ei tahtnud jõlitada, ma lihtsalt nagu mõtlesin enda peas samal ajal, et kes nad on nagu. Aga vaata, kui sa nagu mõttesse jääd, siis sa jääd nagu vaatama või nagu passima või midagi sellist. Et siis ma pean selle treenima seda, et ma ei jälitaks inimesi. Vaata ühe silmaga siis niimoodi. Kurdi. See on hea mõte, siis vaadatakse, kurat, kes see friik on. Okei, aga Vahur, millega sa siis tegeled, kes sa oled? Räägi endast. Kuidas sa lühidalt võtaksid kokku? Kes sa oled? See on ju nii sügavamõtteline küsimus, aga mulle, no ma võin öelda, millega ma tegelen. Ma tegelen turundusega, nagu teie. Viimasel ajal siis spetsialiseerun ainult Google'ile ja lead generation'ile. Ja AI-le ka. Ja AI-le ka, jah, täpselt, et kuidas siis AI-d nagu kasutada turunduses, et enda elu paremaks teha. Aga ma võib-olla ütlen nagu, miks ma seda teen nüüd või kuidas ma nagu siia jõudsin, on ka see, et ma olen terve elu tegelenud kõigega, nagu ma alustasin ju üldse nagu 14 aastas, ma hakkasin kodulehti tegema ja siis 14 juba. Ja siis ma 14 hakkasin kodulehti tegema, ma tegin niimoodi, ma tegin ühe kodulehe umbes 3 päevaga ja ma teenisin rohkem 3 päevaga, kui mu ema 6 ajaga teenis. 14 olin täiesti tatt nagu. Aga kus sa nagu jõudsid selleni, et nii, et kodulehed, sa ilmselt nägid mingit YouTuberit või mingit... Ei, see YouTube ei olnud too aeg. Isegi Google oli olemas, aga Google'it ei kasutatud, neti.ee oli. Jaa, see on see ajast, neti.ee, jaa. Aga igatahes oli niimoodi, et ma nägin tegelikult enda õpetajat koolis tegemas. HTML-iga tehti tabelitega, tehti kodulehti too aeg täielik, te isegi ei saa aru sellest. Aga kuskilt õppida ei olnud YouTube'i, mitte midagi ei olnud, nagu ise, kui tahtsid õppida, ise pidid õppima. Lihtsalt nagu... Kuidas sa koodima hakkad? No lihtsalt hakkad reverse engineerima, sa hakkad vaatama teiste koodi ja üritad aru saada, mis see nagu on. Ja siis mul oli niimoodi, et aga kõige naljakamas oli see, et kui mul sõbrad hakkas küsima, millega sa tegeled või mis sa teed, ma ütlesin, ma teen kodulehti. Sa ütlesid, debiil või? Ma ütlesin, et kujutage ette, et igal ettevõttel on koduleht ja sa saad sinna minna ja vaadata teenuseid. Ja mulle öeldi, et ma olen debiilik või nagu mingi täiesti rumal inimene. See oli nii uus asi vist või? Jaa, et öeldi, et kui tahad infot teada, siis helistad 1182, siis sa saad info. Ja siis mõtlesin, no jaa, aga mõtle, sa saad internetis minna, kõik olid mingi, oh my god, ei, ma ei usu seda. Ja näed, siin me oleme. Siin sa oled, jah. Nii, hakkasid kodulehti tegema, siis... No, ühesõnaga, mu point oli ka see, et tegin kodulehti, siis ma olen teinud, olnud nagu brändingus, ma olen ühesõnaga kõik äriosad, mida sul on nagu ühe äri ehitamiseks nagu tarvis, mul on igas sektoris olnud UX-iga tegelenud, arendusega tegelenud, turundusega tegelenud ja siis tänaseks ongi nagu tekkinud selline nagu, võib-olla nagu eelis teiste eest on see, et ma näen nagu tervet äri tervikuna, töötanud, ma ei tea, 100 erinevate ettevõtete ja startupidega ja näen nagu tervet äri tervikuna, mitte lihtsalt see, et ma oskan kodulehte teha või ma oskan mingi Google Ads kontot seadistada, aga nagu saad aru kõikidest protsessidest,
nagu kodulehes brändis kuni ettevõtte mingi sisekommunikatsiooni ja kõikide nende protsessideni ka välja, seepärast et sa võid teha ülihead turundust, aga kui näiteks ettevõte ei suuda kaasa tulla sellega, siis see on ka nagu pointless. Viid endale palju kliente, aga nad ei tahagi võib-olla kasvada näiteks. Ja. Mul on 3 spetsiifilist küsimust. Esimene, kuidas saada oma esimesi kliente, kui sa olid 14, on ju? Ma ei tea, kas see siis... Ma uploadisin enda lehe sinna neti kataloogi ja siis ta ilmub sinna, vaata sinna mingi uued või midagi sinna ilmus ja siis sealt mult võeti ühendust, aga konkurentsi polnud too aegu, nagu mul olin võib-olla, ma ei tea, kui palju neid oli, aga võib-olla mingi 5 inimest ainult, kes oskasid kodulehti teha, ne? Okei. Kuidas sa täna teha? Ei, täna on see, täna on läbi contenti, see on parim viis nagu. Selles suhtes, et sa räägid, jagad enda nagu kogemust, aga kui sul kogemus ei ole, siis sa hakkad mingist teemast rääkima, sa hakkad attractima endale kliente, no põhimõtteliselt see on nagu ja cold outreach. Parim, nagu 2 parimat asja, sellepärast, et see contenti osa on nagu keeruline või nagu mitte keeruline, vaid aega nõudev ja keeruline ka alguses sa võib-olla ei oska, aga cold outreach on tegelikult see, kuidas iga äri algab ja tegelikult on see, kuidas ka suured ärid kasvavad. Et sa lihtsalt helistad 100 ettevõtet läbi, 10, kes saad koosoleku ja 2 saavad su kliendid. Nii on, noh. Põhimõtteliselt niimoodi see ongi. Seda me nägime ka ühes Ameerika YouTuberis, kes ütles, et tal on mingi suur raamatu, mis oli nimi, ja ta rääkiski sellest, et sa teedki seda sama. Võtad oma sotsmeedia lahti, kirjutad, helistad ja suur tõenäosus on, et vähemalt mingi protsent nagu rechaadib sulle nagu. No ma soovitaks näiteks Eestis, kui sa tahad näiteks eristuda, mida mina nagu olen teinud ja kavatsen ka teha näiteks, on see, et kui sa, vaata, te olete Gen Z, on ju? Gen Z on selline, kes ei lähe inimestega kohtuma või tahab kirjutada kõik e-maili teel teha või mingi chatides või mis iganes. Jah, täpselt, aga kui helistamine, aga mida ma soovitaks teha näiteks, kui tahad kiiresti kliente saada, vali välja nagu, esiteks tee mingi pre-qualification, mis ettevõtetega te tööd tahate teha, kellele te suudate tulemusi tuua, kellega te tahate töötada. Sõitke kohale sinna, printige välja kas või nagu paberi peale mingisugused case study'd või mida te nagu teete, sõitke kohale ja küsige, et kuulge, et me oleme turundajad, meil on plaan, kuidas teie ettevõtte, ma ei tea, müüki kasvatada, et kellega ma peaksin rääkima ja see eristab teid täielikult kõigist. Sa teed juba eeltöö ära, on ju? No mitte eeltöö, aga see, et sa lähed kohale ja näitad nagu konkreetselt mingit huvi või kui sa tahad veel nagu paremaks teha, teed mingisuguse analüüsi selle ettevõtte kohta, lühike analüüs, võtad pool tundi kulutad selle peale. Ja siis näitad nendele ära, näevad, et siin on kõik asjad, mida saaks optimeerida, siin teil on sotsiaalmeedias tehtud nii, siin on postituste pealkirjad, asjad pole mingid süsteemsed, mis iganes, nagu, et saate selle kõik nagu kommunikeerida ja tõmmata endale täiega kliente peale. Nõus. Kui sa alustaksid uuesti, algusest peale, ettevõtlusteekonda, mida sa teeksid teisiti? See oli meil ka küsimus täna. Ma teeksin teisiti seda, et ma hakkaksin esimese asjana arendama enda sales skill'i, sellepärast, et mul võttis ülipalju aega, nagu ma tean, et see on enamustel on see probleem, aga mul ei olnud ka too aeg nagu mentorid võib-olla. On see, et ma ei julgenud müüa ennast ja ma ei tahtnud ennast müüa selline justkui nagu et mida teised arvavad? Halb tunne, mida inimesed arvavad, et kui ma olen ju nii hea tegija, siis ma ei pea ennast müüma. Tegelikult nagu tavaliselt edu taga või inimestel, kellel ei ole edu, nendel on lihtsalt lack of sales skills, nagu nendel ei ole piisavalt nagu sales skill'i lihtsalt. Seepärast, et oskused on tegelikult kõigil olemas, kõik oskavad nagu, teie oskate sotsiaalmeediat teha, ma oskan ja isegi see Mari, ma ei tea, kes siit mööda kõnnib, oskab teha tegelikult piisavalt hästi. Aga erinevus on see, kes suudab ennast nagu müüa. Valid point. Ehk siis ma tegeleksin sellega, et arendada lihtsalt seda sales skill'i ja inimestega suhtlust ja proovida nagu ennast rohkem nagu müüa. Midagi sellist. Ja nõus. Viimane küsimus. Kuidas sa hoiad motivatsiooni? Kuidas sa nagu, see 20 aastat on ju? No turunduses 10 umbes või no vähem isegi. Kas sul, küsi. Sa oled oma nime teinud ka niimoodi, et sa lähed, võib-olla räägid, et näed, ma olen vahur on ju ja tegelen nende asjadega, mul on portfoolio
nagu meeleta, on ju. Et mismoodi sa nagu teeksid võib-olla, ei kaotaks motivatsiooni siis, kui sul seda nagu pagasat poleks. No sul on nagu 2 varianti, kui sul on nagu case study'd on ja sa saad näidata näevata, et see klient teenis 50 000 eurot kuus, nüüd ta teenib 150 000 eurot kuus on ja siis on hästi lihtne on ja sa otsid mingid sarnaseid kliente, ütled, toon teile samu tulemusi on ja isegi siis sulle öeldakse ei on ja. Aga kui sul ei ole neid asju, siis su approach on see, et sa lähed sinna ettevõttesse, ütled, et ma toon sulle selliseid tulemusi ja kui ma ei too, siis minu töö on täiesti tasuta, ehk siis sa võtad ära kliendilt selle riski. Ehk siis sul on nagu, sa pead kuidagi seda riski maandama, sa saad maandada seda riski case study'dega, aga kui sul neid ei ole, siis sa maandad sellega, et sa ütled, et sa ei võta mitte midagi, kui ma tulemusi ei too. Ehk siis see peab nagu nii, anyways see peab olema win-win situation, jah. Sellepärast, et kui sa kliendile, vaata, see on üks nagu asi võib-olla nagu, mis eristab nagu professionaale mingisugustest algajatest või freelanceritest, on see, et algaja üritab kliendile enda teenust maha müüa, näiteks, ma ei tea, küsib sotsiaalmeedia teenust ja üritab 1000 eurot kuus saada kätte, aga ta ei too tegelikult mingi tangible nagu result kliendile, vaid siis hakkab mingi asi pihta, no jah, seda on nagu keeruline mõõta, bla, bla, bla. Aga professionaal on selline, kes läheb kliendi juurde, ütleb, et näed, sa oled siin, ma viin su siia, kõik. Konkreetne professionaalne lubadus ja kui sa tahad nagu raha teenida, siis sa pead teistele raha teenima, see on hästi lihtne. Mida rohkem sa teenid kliendile 100 000, sa saad ise, ma ei tea, näiteks 5000, toome näite, aga niimoodi sa teenid raha. Ja siis sul on 20 klienti, sa korrutad selle läbi 5000-ga, sa teenid 100 000 eurot kuus. Lihtne matemaatika. Aga see tähendab seda, et siis sa teenid klientidele miljoneid. Aga sul peab olema vaata mingisugune nagu taust taga juba, et väita inimesele, et kuule davai, et näed, ma viin su sinna, et võib-olla kui tuua nagu meie enda ettevõtte puhul, et me ütleme, et kuule, meil on 2-aastane kogemus nagu koos agentuurina vaata, et me ei saa sulle nagu, ma ei saa sulle näidata nagu päris tulemust, et on nii lühise aja peale. Aga mis see kogemus on tegelikult, tahaks ju numbreid näha, tahaks ju mingit nagu datat näha. Ei, aga vaata, ma just pean silmas seda, et vaata, kui teil ei ole võib-olla piisavalt kogemust, siis see ei ole vaata kaart, mida mängida. Siis sa nagu mängidki seda kaarti, et sa töötadki, vaata, point on selles, et kui sa nagu väärtust ei loo, sa ei tohiks karta seda, et sa ütled, et ma töötan tasuta, kui sa ei saa tulemusi. Ja kui ta ei saa tulemusi, siis sa ei vääri seda raha. Ehk siis mu point on see, et ehk siis sa peaksid enda skillseti igal juhul viima sinna, et sa tood kliendile tulemusi. Ja sellisel juhul öelda kliendile, et kui sa ei saa tulemusi, on see töö sulle tasuta, aga sulle on see tegelikult null riski, sellepärast, et kui sa oled enda liidi ära kvalifitseerinud ja sa tead, et sa suudad sellele kliendile tulemusi tuua ja oled teinud enda analüüsid ja kodutöö, siis selle lause ütlemine ei tähenda seda, et sa ei saa raha. Ja, see on aru suundist. Väga hea. Väga armsad need väärtused ja mõtted. Jah, viimane küsimus. Kõige viimane. Millega sa tegeled vabal ajal? Mis on mul hobid või? Jaa. Okei. Mulle meeldib, ma teen tegelikult seda kalisteetikat, ehk siis selle vaba raskustega, aga kõige rohkem, mis mulle meeldib, on tai-boks ja padel. Padel on ikka kõik minu viimasel ajal. Ma tegin tai-boksi vahepeal. Teid või? Kannaga või? No crazy. Ma käisin selles, ma polnud aasta aega käinud nagu väljas ja ma käisin nüüd peol, ma käisin seal Mannas peol, see, mis naistepäeva pidu oli. Ja siis mul oli seal nagu olukord, kus kohas oli nagu aga õnneks midagi ei juhtunud. Oota, sa läks mingi tüübiga lähendist kaklema? No jaa, aga nagu see tüüp oli debiil. Ei juhtunud. Aga nagu võib-olla jutu moraal on vaata see, et miks ei juhtunud, ongi vaata see, et see loob nagu, kui sa tead enda skillseti, siis sinu sees on nagu kindlustunne, vahet ei ole, see on turundus või see on võitlemise oskus või mis iganes. Sa lihtsalt tead, et sa suudad ennast kaitsta või sa tead, et sa suudad seda tulemust saada. Ja siis sa oled confident lihtsalt. Ja jah, võib-olla see, et sidusime ära tai-boksi ja turunduse jumala Häte. Aga õppige tai-boksi.
see aitab teid kõige rohkem. Seepärast, et siis teil on lähivõitlus, teil on küünarnukid, teil on põlved, oskate nagu hästi kasutada. Ja seepärast, et lähivõitlus on, ma arvan, kõige olulisem, eriti veel, kui mingi meesterahvas ründab. No võt. Sorry. 15. Davai, tõmbame otsad kokku. Ja siin oli Vahur ja Helena. Meie oleme Korellist, Keiliga ja Vahur on Dopingust. Väga äge. Aitäh. Hea meel, et ma ei ole ette valmistunud. Ma ei tea ka, mida ma sinult küsin. Ma lihtsalt ütlen teile, ma ei ole mingi kuulsus. Kõige tore. Ma ei teinud su nägu mingi ärakäimise. Ja ma olen täiesti tavaline inimene. Ma ei hakka trügima sinna. Korra läbi. Ära nüüd üle kannatele, ega ta ei ole president. Ei, ma lihtsalt mõtlen, mis ma küsin, ega ma ei saa lihtsalt talle otsa vaadata ja... Saad ikka? Mikrid käimagi. Nad on selles Sabinas.